Äripäevaraadio. Investeerimisportfell 2030. Saadet toetab Admirals. Tähelepanu! Finantsinstrumentidega kauplemine on kõrge riskitasemega ja ei sobi kõigile investoritele. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvuge finantsteenuse tingimustega admiralmarkets.com. Veenduge, et olete riskidest aru saanud ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga. Hei, Äripäevaraadio kuulajad, kõik on uus jaanuarikuus. Loodetavasti tuleb 2023 veel parem maailmale kui eelmine aasta. Aga mina jätkan siin stuudios ägedate inimestega vestlemist, investeerimis- ja kauplemisteemadel. Täna on mul saates külas investor, blogija, tarkvarainsener ja finantsvabaduse Facebooki grupi lõpuboss. Tere tulemast saatesse, Taavi Ilves. Tere! No sa oled siin stuudios piisavalt palju käinud, et pikka sissejuhatust ei ole vaja, aga mina kuulsin sinu nime esmakordselt, ma arvan, aasta oli 2017. Investeerimisraadios rääkisid Mintose ühisrahastusplatvormil laenudesse investeerimisest ja ma mäletan, et sul oli siis programmeerijana kirjutatud oma mingisugune abimees, mis aitas sul vist, kui ma õigesti mäletan, kiiremini välja noppida siis need paremad laenud turult, kuhu investeerida enne teisi. Aga nüüd märkasin su blogis, et hetkel on sul ainult 1% portfellist Mintoses. Kas seda abimeest enam ei kasuta? Seda abimeest enam ei saa kasutada tegelikult. Selle kasutamine läks vastuollu Mintose enda reeglitega, et mingi hetk tekkis ka teisi kauplejaid või investoreid, kes sama asja tegid ja Mintose portaal hakkas kokku kukkuma ja siis nad muutsid oma kasutustingimusi, ütlesid, et automaatsete skriptidega ei tohi nende lehte enam külastada. Aga ütleme, tegelikult see pikas perspektiivis ei mõjutanud enam midagi, kuna nad tõid välja siis automaatse järelturul pakkumise, mis siis tegelikult elimineeris selle vajaduse, et üldse skripte kasutada, kuna kui sa kasutasid nende toodet, siis sa said nagunii eelise juba. Okei. Aga üldse vaatasin, et ühisrahastuse laenud osakaal on sul madal seal kuskil 4%. Ma vaatasin viimast infot, mis sul blogis oli siis novembrikuu lõpu seisuga. 4-5 aastat tagasi oli hull buum meil siin see ühisrahastus maailmas, igasugused kinnisvaraportaalid, laenude portaalid, kõik oli ülipopp, et mis sa arvad, mis muutus, miks enam ei ole, miks sul endal ainult 1% Mintoses ja 4% kokku ühisrahastuses? Kui me võtame portaalide kaupa, kui me võtame Bondora, et Bondorast ma läksin esimesena välja, seal pigem on see, et kuidas see toode on üles ehitatud, et täna investoril ei ole enam võimalus ise teha otsuseid, kuhu sa raha välja laenad ja sa pead panema raha musta kasti, et see on üks põhjus, miks ma sealt välja tulin. Kui võtame Mintose puhul on peamine probleem selles, et seal on erinevate laenukontorite puhul riskid realiseerinud, olen ise seal raha kaotanud ja need ettevõtted, kes seal veel siis raha kaasavad, nende intressipakkumised ei ole nii atraktiivsed enam või siis sa saad nendele ettevõtetele ligi ka väljaspool Mintost, näiteks Creditstarile saad anda otsevõlakirja, Planet 42 samamoodi saad otse laenu anda, et milleks siis võtta seda portaali riski sinna vahele, kui sa saad nagu väljaspoolt ilma selle riskita. Tõid välja siin selle Planet 42 ja tahtsin hiljem küsida, aga küsin siis kohe ära, et vaatasid päris suur osakaal portfellist, 13%. Mina ausalt öeldes ma ei tea selle ettevõtte kohta rohkem kui, et on üks vist autorendiga tegelev ettevõte Aafrikas, eestlaste poolt loodud, mis siin pakub head võlakirja intressi ja paljud staarinvestorid on ka sinna investeerinud, aga just hiljuti aasta lõpus tuli ühes intelligentses seltskonnas niisama jutuks ja seal mõni investor arvas, et võib-olla seal hetke maailma olukorras on riskid tõusnud või on kõrgemad riskid, kui võib-olla mõned investorid arvavad, et kuidas sa ise näed seda, et mis on seal nagu mingeid selliseid riske, millele peaks mõtlema nüüd võib-olla rohkem kui enne või kuidas sa nagu ise seda osakaalu portfellis vaatad, et kas oled nagu rahulik selle osakaaluga? No tegelikult on see osakaal peaaegu 30%, kuna mul on ka osalus seal, ehk siis kokku on see risk Planet 42 on tegelikult peaaegu 30%, aga ütleme see pool sellest, või tegelikult üle poole veidi on siis osalus, aga see on tegelikult siis
orgaaniliselt kasvanud, et ma nagu raha sinna sisse nii palju ei ole pannud, aga ettevõtte enda väärtus on siis nii palju vahepeal tõusnud. Aga tõesti, ütleme, kõikidel ettevõtetel, kes täna laenu välja annavad, kõigil on raske, kuna neil on vaja raha kaasata, et mida välja anda, kui sa enam raha ei kaasa, siis sul läheb kasv seisma ja sul võib tekkida likviidsusprobleem. Mida väiksem sa oled, seda suurem see probleem on. Kui me võtame nüüd Planet 42, siis nemad tegutsevad teisel turul, et mul, ütleme, selle Aafrika turu tunnetust isiklikult ei ole, aga nii palju, kui ma olen nende andmeid vaadanud, siis tegelikult nemad annavad oluliselt kõrgema intressiga raha välja, ehk siis neil on seda marginaali seal piisavalt ja nad ise ka on välja öelnud, kui nad paneksid laienemise seisma, näiteks nad tahavad liikuda Mehhikosse, siis nad oleksid kasumis, et ainuke probleem ongi siis olemasolevate laenude refinantseerimine, kui need siis aeguvad, et see on see kõige suurem probleem. Aga kui me vaatame nagu nende tulemusi, siis hetkel ma olen nagu rahulik, et ei tunne nii suurt muret, et kuna nende asutajad on ka väga nagu head ja neil on palju kontakte ja nad on näidanud, et nad suudavad raha kaasata, et usun, et saavad hakkama. 2021 aasta suvi oli, kui istusime ühe investeerimisseltskonnaga Rotermanni kvartalis pubis, rääkisime seal sinuga kvantitatiivsest kauplemisest, kauplemise automatiseerimisest ja ma tean, sa ise oled ka IT taustaga ja lugesin su blogis hiljuti, et kaupled krüptot siis roboti abiga. Saad sa avada natuke, kuidas see välja näeb, et kas see, ma ise näen, et seda automatiseerimist saab nagu teha erinevalt, et üks variant on lihtsalt maakleri keskkonnas tehingukorralduste orderitega seda seadistada, automatiseerida, nii et sa ei pea ise neid käsitsi liiga palju nagu täitma või haldama, või siis saab täiesti nagu kõrval seisva programmi panna API ühendusega tööle, et kuidas sul see välja näeb? Jah, kui võtame nüüd selle krüptoturu, eelmisel aastal ta pigem langes ja minu strateegiad on sellised, mis eeldavad, et ükskõik mis krüptokoini ma seal siis kauplen, et nad kauplevad mingisuguses vahemikus, ehk siis minu jaoks eelmine aasta ei olnud väga edukas, kuigi mingisuguseid tehinguid seal ikkagi oli. Aga ütleme, kõige lihtsam strateegia, mida ma olen reaalselt kasutan, teisi ma olen testinud, aga kasutan sellist strateegiat, mul on pandud iga krüpto siis coin'i puhul mingi vahemik, sinna vahemikku ma ehitan siis orderitega mingisuguse greed'i, inglise keeles on siis et selline greed, ehk siis mul on näiteks, ma ei tea, 20 orderit selles vahemikus ja siis kui see aktsiahind siis seal vahemikus liigub üles-alla, siis robot automaatselt tuvastab siis need tehingud ja siis näiteks kui on müügitehing, siis ta paneb allapoole ostutehingu ja siis ütleme siis hind seal liigub seal vahemikus edasi-tagasi ja see robot siis paneb neid tehinguid vastavalt sellele, kuhu see hind on liikunud. Ja konks on siis selles, et käsitsi seda ei ole võimalik teha, kuna see turg on nii volatiivne, ehk siis see hind võib sul paari sekundi jooksul käia üles-alla, aga kui sul see robot suudab reageerida nendele tehingutele, orderitele, siis ta suudab kohe panna vastaspoolele järgmise orderi, ehk siis sa põhimõtteliselt väikeste tehingutega lõikad pikaajaliselt nagu kasumit. Kui sa nagu käsitsi teed, siis sa teed suuri tehinguid, aga robotiga sa saad teha palju väikseid, ehk siis see kasum tuleb sealt. Jääb natuke mulje, et see on nagu siuke õnged vees, et kui juhuslikult venib järsult hind väga välja ühes teises suunas, et sa saad nagu kohe mingi limiitorderiga sinna sisse, et umbes nii jah, et kuna see krüpto on hästi volatiivne, siis ta nagu liigub päris palju, ütleme päevasiseselt ja isegi nädalasiseselt, pluss ma ise kauplen Coinbase'is, siis seal on ka selline asi, et kui sul ütleme, volüüm läheb piisavalt suureks, siis sul lähevad tehingutasud järjest väiksemaks, ehk siis sa saad järjest nagu väiksemaid vahemikke hakata kauplema ja sul läheb nagu, ütleme, siis kasumi protsent jääb samaks selles vahemikus. Et seal on nagu mitu nüanssi. Okei. Aga pikalt sa siis ühes sellises krüptopositsioonis oled, et sa ütlesid, et see võib väga kiire lühiajaline olla, et kas jutt käib nagu minutitest, tundidest? Oleneb, et ütleme, mul need õnged on jah, päris pikali venitatud, osade krüptode puhul on isegi 50%, ütleme see vahemik, kus ma siis kauplen, aga ütleme see aktiivne tegevus tihti käib seal jah, ütleme 5-10% sees, et ütleme sellised väiksemad krüptod on volatiivsemad, nad liiguvad rohkem, Bitcoin näiteks ei ole nii volatiivne üldjuhul, et kuigi seal mul on ka mingid õnged on sees, et see oleneb konkreetsest coinist.
Okei, ja see eeldab siis ikkagi, et ta põrkab, et siin eelmine aasta nägime, et mõni coin võis täiesti nulli kukkuda ära, et ei tekkinud seda põrget. Just, et ma ise olen üritanud valida selliseid coin'e, mis ma olen nagu valmis ka hoidma, millel on mingi potentsiaal taga, nagu äriline potentsiaal. Aga tõesti, et see oligi eelmine aasta see probleem, et see hind kukkus nii alla ära, ehk siis minu vahemikust ta kukkus välja, siis ma mingi hetk korrigeerisin neid vahemikke, aga siis kukkus ka sealt välja, et mitte küll kõik coin'id, aga enamus. Et see ongi see probleem. Aga hetkel mul ei ole seal väga suurt positsiooni, ainuke suur positsioon on siis Bitcoinis, millele on siis nagu teised teesid. Okei, aga tahad võib-olla sellest teesist rääkida, ma nägin, et sul krüptos novembri lõpu seisuga oli 3% portfellist, et kui sul on Bitcoinis mingi teine tees, et praegu on kõik väga selline krüptoturul negatiivne sentiment, on ju, aga me oleme siin varem olnud, 2018 oli ka nii, et põhimõtteliselt juba kanti maha see turg, aga 2020 siis seal kuskil teises pooles hakkas kõik jälle buumima, et mis sa arvad, kas me oleme nüüd jälle nagu déjà vu, et on peaaegu maha kantud ja võib midagi oodata selle aasta teises pooles või järgmisel aastal? No mul endal positsioon on pigem selline, ütleme 3-5 aasta perspektiivis, et ma väga ei ole tahtnud seda kaubelda, et ma pigem olen ta portfelli võtnud ja hoian teda, et ma ei ole ostnud teda tipust, ma ostsin teda mäletan, äkki ta oli alla $20,000 maksis, kui ma teda nagu peamiselt portfelli võtsin. Ja tees on see, et mis paljud nagu reklaamivad, et Bitcoin võiks olla siis digitaalne kuld, et osad ütlevad, et see ei lähe nagu täide, kuna Bitcoini ei ole võimalik kasutada maksevahendina, kuna tehinguid sekundis ei saa piisavalt teha, aga selle jaoks on eraldi tehnoloogiad, mis kasutavad Bitcoini kui siis tagatisena. Et ma usun, et see tees läheb täide, kuna maailmas on piisavalt riike, mille valuutad ei ole stabiilsed, mille puhul inimestel on mõistlik raha seal hoida ja isegi neis riikides, kus see valuuta on stabiilne, siis me näeme, mis inflatsioon sellega teeb, et ma arvan, et pikaajaliselt üks selline digitaalne valuuta on ja jääb, et see on minu tees. Aga kuidas see tundub, et ma ise vaatan praegu näiteks seda, et palju räägiti ja selline narratiiv oli sellest inflatsioonilisest keskkonnast ja keskpankade vigadest rahapoliitika teostamisel, et krüpto ja Bitcoin võiks olla selline nii-öelda nagu digitaalne vaba raha kõigi oma ja keegi seda ei saa reguleerida, aga nüüd me näeme, et tegelikult selles ta ei ole nagu seda kaitset selles keskkonnas, makroökonoomilises keskkonnas pakkunud, pigem on nüüd jäänud just mulje, et ta oligi selline odava raha ajajärgu spekulatiivne vara ja et võib-olla peaks just ootama seda, et intressid jälle langeks ja igasugused rahatrükid läheks käima, et krüpto saaks jälle tõusta, et mis sa sellest arvad? Ei ma usu, jah, ma olen nõus sellega, et hetkel on selles, ütleme kogu selles krüptoäris on ju väga palju spekulante, ka Bitcoinis on palju spekulante, et see risk ongi see, et seda ei võeta nagu omaks, ei võeta seda kui digitaalseks ütleme alusvaraks on, et kui seda ei juhtu on, siis tõesti see Bitcoin võib nagu õhku lennata ja ütleme kõik, kes jäävad ütleme kotti hoidma, siis peavad kahjumi sisse võtma, et see ongi see risk. Aga ma arvan, et see potentsiaal on ikkagi või tõenäosus, et ta ikkagi mingi hetk saab piisavalt stabiilseks, on suurem kui see, et ta nagu täitsa nulli kukub, et kui ta täitsa nulli kukub, see eeldaks, et kogu krüpto ütleme turg või valdkond oleks suhteliselt mõttetu, sest ma ei usu, et Bitcoini asemel midagi muud tuleb, et kui see krüptoturg jääb alles või krüptosektor, siis Bitcoin jääb ka alles, ma arvan. Okei. Kas sa oma IT-oskusi automatiseerimist kasutad veel kuidagi finantsturgudel, aktsia kauplemisel, investeerimisel, kas sa tunned, et see programmeerija teadmised on andnud sulle kuskil mingit eelist? Jaa, kindlasti, et kui me võtame nagu aktsiaturud jätame kõrvale, siis ma võin nagu ühe huvitava asja rääkida, mida ma kunagi tegin, et kunagi oli ka siiamaani on olemas portaal Crowdestate, Crowdestate'il on ka tegelikult järelturg, siis ma kunagi kirjutasin ka sinna ühe roboti, mis siis järelturult siis üritas häid diile leida, vahest ta leidis niisuguse diile ka, mis
keegi oli nagu liiga odavalt mingi asja müüki pannud, aga põnev oli selle juures see, et CrowdState tahtis, et kui sa teed tehingut, siis sa pead sisestama sul oli SMS-i peale kood, sa pidid selle sisestama, et tehingut siis sisse panna. Ja siis mul oligi, esiteks oli olemas robot, kes siis vaatas neid tehinguid, käivitas tehingu tegemise, siis mul oli lauanurga peal telefon, mis võttis vastu SMS-i ja siis seal telefoni ees oli tarkvara, mis siis luges SMS-is seda koodi ja siis saatis selle koodi serverile ja siis server viis tehingu läbi, et ma olen isegi teinud niisuguse päris keerulisi lahendusi, et minna mööda siis portaalide enda piirangutest. Et seal ma olen seda kasutanud, Bondora puhul on mul ka robot, mis seal järelturul toimetab isegi tänaseni, aga ütleme, see ei ole väga aktiivne. Ja kui me võtame nüüd aktsiaturu, siis ma aktsiaturu puhul olen uurinud sarnast asja, mis ma teen siis krüpto puhul, et Interactive Brokersil on ka API olemas, põhimõtteliselt ma saaksin seal samu strateegiat kasutada, aga hetkel ma lihtsalt ei ole näinud, et see mul nagu hetkel ära tasuks, kuna see aeg, mis ma peaksin sinna sisse panema, on piisavalt suur, et ma teeniks seda sama, kasumit hetkel nagu tavatööd tehes, aga ma hoian nagu seal silmad lahti, et ja olen katsetanud ka sellist varianti, et kuskilt nagu osta signaale või siis ise genereerida, näiteks, ma ei tea, TradingViews erinevate indikaatorite abil signaale, siis nende signaalide põhjal siis teha näiteks Interactive Brokers siis tehinguid, et põhimõtteliselt potentsiaal või valmidus on mul olemas, aga hetkel ma ei ole veel leidnud niisugust head kohta, kus seda proovida. No see on hea teema, sest mina sellega hetkel tegelen ja mul olekski sinu teadmisi kuuks ajaks umbes vaja, sest et mul on praegu see, et ma seadistan oma seda eBay algoritmilist kauplemist pilveserverisse üles, aga mul on hetkel ikkagi niisugune semiautomaatne, et ma pean võib-olla keset päeva korra käsitsi sekkuma midagi seisma panema pausile ja ma tean, et seda saab eBay API-ga automatiseerida, ma tean, et inimesed teevad seda lihtsalt, ma ise teadmiste poolest pean veel arenema, õppima või võtma siis kellegi endale appi. Aga mida sa arvad avalikult pakutavatest Forexi robotitest, et need käivad siin aeg-ajalt läbi, eks iga teenus on erinev, aga üldiselt, et kas sa ise kasutaksid kellegi teise robotit, miks või miks mitte? Ja ma olen ka ühes Facebooki grupis, kus neid seal reklaamitakse, et mulle ta tekitab alati niisuguse küsimärke, et kui sul on nii hea robot, et miks sa seda müüd, et miks sa sinna rohkem raha juurde pane ja ise sellega nagu siis kasumit ei teeni, et kui see tõesti nii hea on. Et see on nagu esimene küsimus ja teine küsimus see, et nagu sa küsid, et kas ma ise kasutaks, et kui ma ise asjast aru ei saa, siis ma ei julgeks seda kasutada, et tihti need robotid, mis reklaamitakse, see statistika on tehtud kuskil demokonto peal, ehk siis sul võib olla see kuidagi, ma ei tea, manipuleeritud veits, et see tulemus nagu nii hea on, et jah, ma julgeks ainult siis, kui ma ise nagu võtaks selle algoritmi ette, vaataks sisse, saaks aru, mis seal toimub ja kui ma suudaks seda ise ka muuta, siis ma võib-olla kaaluks, aga mingil, jah, pigem ma algajatele ei soovita nagu pimesi nüüd ostma minna, et küsida enda käest, et miks keegi müüb seda. Jah, need on head mõtted, ma ise nõustun sellega, et sellist robotit kasutades sa pead ikkagi aru saama, mida ta teeb, miks ta teeb, kas see backtest ja see testimine on nagu usaldusväärne ja isegi kui ta on usaldusväärne, siis see ei tähenda seda, et tulevikus ta sama hästi töötab, isegi siis on see tõenäosuste mäng, on ju. No seal on tegelikult see risk ka, et kui mõni suur müüja nagu reaalselt nagu müübki neid roboteid palju, on ju, siis tegelikult ta saab võtta nagu vastassuunas positsioone, on ju, et ta teab, et mul on turul nagu mingi X arv roboteid, kes treidivad selle algoritmi järgi, aga kui ma see algoritmi tean, siis ma saan ju võtta vastassuunas positsioone, ehk siis mängida nagu nende vastu. Jah, see on üks asi, või siis nad lihtsalt müüvad oma mingit maaklerteenust või partnerfirma teenust sellega, et nad teenivad nagu sealt veel vahelt, aga aga hiljuti siin Äripäevas ka oled öelnud, et sa kasutad hetkel börsi kukkumist ära, et tõsta oma investeeringuid tehnoloogiasektoris, on see võib-olla natuke su IT-taustaga seotud või mis sul see tees seal on, oled lihtsalt väga pikas vaates bullish endiselt tehnoloogia ettevõtetele või mis mõtted seal? No ütleme, seal on mitu asja, et üks on jah see, et ma olen nagu tegutsen tehnoloogiasektoris, ma olen valinud mingid üksikuid tehnoloogia aktsiaid USA turult, millesse ma usun, millest ma aru saan, aga pigem, ütleme, hetkel ma suunan raha tehnoloogia indeksisse
hetkel ma olen isegi võtnud seda 3-kordse võimendusega ja peamine tees on selles, et ajalooliselt peale kriise on siis tehnoloogiasektor ja finantssektor siis esimeste seas taastunud ja pakkunud kõige paremat tootlust keskmiselt, ütleme, paari aasta perspektiivis. Et see on nagu peamine tees, et pigem nagu lähtun nagu sellest. Kas see 3-kordse võimendusega, ma saan aru, et see on siis mingi ETF, mis on 3-kordne? Just, see on selle nimi on DQQ. Okei, oled sa nagu seda vaadanud ja võrrelnud, sest mul on jäänud mulje, et nad pikaajaliselt hoides päris 3X-i tava ETF-i välja ei anna, et kuna seal on sees mingite derivatiividega selle ETF-i haldus, on ju mingi, nad ise kuidagi sünteetiliselt nagu teevad seda võimendust seal sees, et siis tegelikult, kui sa võtad sükse mingi 5 aasta perioodi, siis ta tegelikult päris 3X-i ei anna või kuidas see? Jaa, seal on tõsi taga, et tegelikult on isegi nii, et kui see tootlus oleneb ka volatiivsusest, et kui sul on väga palju näiteks aktsia päeva sees liigub nagu üles-alla, aga suund on allapoole, siis kokkuvõttes see DQQ kukub rohkem kui 3 korda võrreldes siis alusindeksiga. Aga mul on ka, ütleme, teine pool seal juures, et ma kauplen ka optsioonidega selle DQQ-ga, ehk siis ma mingi osa sellest, ütleme, kahjumist, mis ma olen saanud sellega hetkel, olen tagasi teeninud enda optsioonimüükidega, ehk siis puttide koolide müügiga. Aga teine pool on selles, et ma tahan üritada just seda, ütleme, põhja tabada selle DQQ-ga ja siis mingil hetkel ma hakkan seda DQQ-d maha müüma ja liigun siis QQQ-sse, et pigem tahan seda nagu kiiret kasvu sealt kätte saada ja siis nagu riski maha võtta. Et see on mu praegune nagu peamine nagu see tees, et ma sinna väga suurelt veel ei ole läinud ja ütleme, optsioonide abil ma olen enam-vähem nullis seal. Okei, optsioonide juurde tuleme veel tagasi, aga ühte asja tahtsin veel küsida su investeerimisportfelli kohta, vaatasin, et siuke üle 10% osakaal portfellist on sul finantssektori aktsiates, et mis tees sul seal taga on, kas see on kuidagi seotud majandustsüklite teooriaga või? Ja tegelikult ütleme, finantssektori nagu riski on mul rohkem kui 10%, ma arvan isegi üle 50%, et kui võtame kõik pangad sinna, võlakirjad, mis on antud finantssektori ettevõtetele, Planeti Link 2 on ka tegelikult finantssektor, et kui kõik kokku võtta, siis risk on seal, finantssektori risk on päris suur, et ja seal taga on ka sama tees, et ütleme, finantssektor taastub nagu ajalooliselt esimeste seas ja pakub kõige paremat tootlust, lisaks ütleme, tänases olukorras Euribori tõustes pangad saavad sealt lõikavad sealt kasu, kuna ütleme, makse raskustes klientide arv ei ole veel tõusnud, lisaks pangad ei ole pidanud deposiitide intressimäärasid tõstma nii palju, kui on Euribor tõusnud, ehk siis nende jaoks on see puhas või ütleme, suurenev kasum. Ja teine pool on selles, et ma ise töötan ka finantssektoris hetkel, et siis ütleme, töö pluss ütleme, kogu see investeerimise teema on andnud selle, et ma nagu saan finantssektoris paremini aru ja aega näidan, et paljud inimesed või investorid ei oska võib-olla hinnata finantssektori ettevõtteid nii hästi kui tavaettevõtteid, et kuna neid ei saa samamoodi analüüsida kui tavaettevõtet. Esimeses osas rääkisime Taavi investeerimisportfellist, kuidas ta kasutab ja on ära kasutanud siis oma programmeerimis- ja IT-teadmisi kauplemise automatiseerimisel ja muudel põnevatel teemadel ning nüüd teises osas läheme siis edasi kauplemise ja investeerimisega ja rääkisid ka optsioonidest, et oled siis seda 3-kordset tehnoloogiaindeksit kaubeldes kasutanud sinna kõrvale optsioone, et kuidas üldse veel üksikaktsiates turul optsioone kasutad, oled sa pigem optsioonide müüja, optsioonide ostja, mis see selline põhiline mõtteviis on? Jah, pigem ma olen müüja, et ma üritan või olen kasutanud sellist loogikat, et müün näiteks puti mingile aktsiale, mida ma olen nõus sellelt hinnatasemelt ostma. Kui see aktsia kukub sinna, siis ma saan selle aktsia endale portfelli, kui ei kuku, saan endale preemia. Ja isegi kukub on, siis ma saan ka preemia endale, ehk siis ma saan aktsia odavamalt kui see optsiooni strike hind. Ja siis, kui ma selle aktsia endale portfelli saan, siis ma tavaliselt hakkan müüma sellele koole, ehk siis valin mingisuguse hinnapiiri,
millega ma põhimõtteliselt oleks nõus selle aktsia nagu maha müüma ja siis müün nagu sellele call'e ja siis kogun selle pealt preemiat, et ütleme, langeval turul tihti need call'id ütleme, aeguvad väärtusetuna, kuna turg liigub allapoole, ehk siis ma kogun sealt seda preemiat, vahest on juhtunud ka nii, et turg just teeb mingisuguse tõusu, siis ma olen need aktsiad maha müünud ja siis ma olen jälle hakanud neid putte sinna müüma, ehk siis põhimõtteliselt inglise keeles on selle strateegia nimi the wheel, ehk siis ratas, ehk siis sa nagu edasi-tagasi nagu liigud ja kogud seda preemiat. Et see töötab siis hästi, kui turg ei ole väga volatiivne, ehk siis ta liigub nagu vaikselt näiteks üles või vaikselt allapoole, et siis see strateegia nagu töötab hästi, kui turg liigub kiirelt üles ja kiirelt alla, siis sa võid siis kas mingisugusest tõusust ilma jääda, kuna sa call'idega annad liiga odavalt aktsia ära või siis sa ostad puti abil liiga nagu kõrgelt ennast sisse, et seal on need riskid. Et see on ütleme, see peamine strateegia, mida ma olen kasutanud, aga olen kasutanud ka, ütleme, keerukamaid, kus ma olen siis näiteks müünud putte ja ostnud call'e, et riske nagu maandada mingite positsioonide puhul. Okei, võib-olla siin mõne kuulaja jaoks läheb see asi tehniliseks ja keeruliseks, et me ei jõua siin neid optsioonitermineid lahti kõike seletada, et peavad ise siis guugeldama, lugema, mis see call optsioon annab ja put optsioon, aga mulle kõlab see natuke nagu sellise swing kauplemisena, et kas sa vaatad ka siis natuke mingit tehnilist analüüsi, et ütleme, et kui mingi aktsia või turg on kukkunud, on justkui nagu üle müüdud või mingit põhja tegemas, siis müüd sinna alla putte, ehk siis eeldad, et turg rohkem võib-olla ei kuku, kas liigub külgsuunas või üles ja sa saad preemia endale jätta või siis vastupidi, et kui on selline ostusurve selja taga, on mingi tipu teinud, et siis müüd sinna peale call'e, midagi sellist või? Ja ma vaatan graafikuid ka, ütleme, kui see klassikaline ratta või the wheel strateegia eeldab seda, et sa nagu otseselt sind ei huvita, mis see graafik teeb, sa võtad selle, ütleme, puti või call'i strike hinna, võtad nii kaugele, mis suure tõenäosusega aegub nagu väärtusetuna, aga ma ise vaatan graafikuid ka, et kui näiteks ongi nii, et ma olen mingisuguse aktsia saanud ja puti abil ja siis ta kukub veel edasi, siis ma kohe call ei rutta müüma, pigem vaatan, et kui tuleb see põrge, et ta hind on juba kõrgemal, et siis ma müün nagu selle call'i, et saada rohkem preemiat. Et ma nagu neid vaatan, aga ütleme, ma ei otsi graafikute pealt selliseid aktsiaid, mille puhul neid optsioone müüma hakata, pigem ma kasutan neid aktsiaid, mis mul nagunii on portfellis, mida ma tahan nagu hoida või mille osas ma olen teinud analüüsi ära, et ma nagu selliseid radioaktiivseid asju nagu üritan vältida, kuigi mul on olnud ka neid, ja nendel, ütleme, kasumid on suured, aga riskid on ka suured, Aga tahad võib-olla mõne mingi optsiooni õppetunni välja tuua või et mis on nagu tunned, et läks kuidagi aia taha või mingi strateegia, mille oled kõrvale lükanud, et tunned, et ei tööta hästi või tuleb midagi sellist? No ma tean, et väga palju teenisin sükse aktsiaga nagu TQ, mis on siis Hiina aktsia. Ta on väga volatiivne, sealt need preemiad olid väga suured, aga seal mul tekkis lihtsalt see mõte, et ma ei taha ise seda aktsiat nagu omada, kuna seal on mingisugused negatiivsed uudised olnud lapstööjõu ja nende asjade kasutamisel, et seal pigem asi nagu selle taha, et ma nagu, kasumid olid küll head, aga ma lihtsalt ei tahtnud seda aktsiat nagu enam omada. Ja siis mingisuguste aktsiate puhul müüsin, mäleta, mis need strateegiate nimed olid, aga ühesõnaga selline strateegia, et hind kas peab liikuma järsult üles ja järsult alla, et on olemas sellised strateegiad ka, siis on nende Wall Street Bets aktsiate puhul, mis siin vahepeal nagu lendasid, et ma üritasin neid kasutada, siis seal sain ka vastu näppe, et õnneks nagu küll portfelli osas nagu väiksed kaotused, aga ütleme absoluutnumbrites ikkagi mingi 1000 eurot või rohkem isegi läks sinna kaduma, et see õppetund ongi see, et jää oma nagu nende liistude juurde, et ära kuula nagu need asju, mis kuskil foorumis reklaamitakse. Ma just aasta lõpus vaatasin Netflixis selle GameStopi dokfilmi ära ja see tundus kuigi sel ajal ju sai neid uudiseid nähtud ja vaadatud seda teemat, aga huvitav oli saates vaadata neid inimesi, kes siis Wall Street Betsis kauplesid seda ja see oli kokkuvõttes niisugune loterii, et seal üks pereisa ütles, et ta tõmbas 200 000 ära ja saab oma perele lubada mingeid asju, teine vend ütles, kuidas ta kaotas 500 000 ja pidi maja maha müüma, et see oli nii, et mis hetkel keegi sinna peale sai ja kuidas keegi välja tuli, et niisugune korralik loterii minu meelest.
aga sinu blogis jäi mul optsioonide koha peal siis silma üks lause ja see lause siis kõlab nii, et soovid kaubelda optsioonidega, aga ei oska algust teha, ehk siis nii-öelda võimalus võtta sinuga ühendust, et saada abi ja nõustamist, mida raadiokuulaja, kes kaalub näiteks sinuga sel teemal ühendust võtta, võiks sellisest nõustamisest või abist siis oodata? Jah, no ütleme, kõige lihtsam on tulla Investor Toomase konverentsile, kus ma ka räägin optsioonidega kauplemisest, et üritan seal väikses ajaraamis siis näidata, mis need optsioonid on ja kas need üldse võiksid nagu sul huvi pakkuda ja kui pakuvad, et mida siis edasi teha. Aga ütleme, see nõustamise pool jah, et ütleme, ma ei ole seda väga aktiivselt teinud, pigem olen tuttavaid aidanud, olen kodulehel selle kirja pannud, et kui keegi on küsinud, siis saab sealt nagu lugeda täpselt, et pigem ma teen seda sellepärast, et on huvitav näha, mis teised investorid teevad, et mis on nagu nende probleemid, kuhu nad tahavad jõuda, mis on nende unistused, et pigem olen nagu seda sellepärast pakkunud ja ütleme, see raha ma sellega väga palju ei teeni, et tarkvaraarendusega teenib, ütleme, et kui võtame tunnitasu, teenib oluliselt rohkem. Aga optsioonide puhul pigem, ma ei tea, kui hea õpetaja ma nende puhul olen, et mul endal praktikat on, ütleme, ma ei tea, 1,5 aastat, pigem olen kasutanud selliseid lihtsaid strateegiaid, et võib-olla see ongi inimene, kes tahab näiteks lisaks, ta hoiab enda portfellis mingit positsiooni, näiteks aktsia ei maksa dividendi või maksab dividendi, aga tahab natukene see tootlust suurendada, et siis ma oskan võib-olla pakkuda selliseid strateegiaid, kus see risk on nagu madal, aga ütleme, aasta kontekstis sa võid näiteks selle positsiooni tootlust tõsta, ma ei tea, 5-10%, et sellised vähem riskantsemad strateegiad. See tundub palju mõistlikum, millest alustada, sest vaat see on huvitav, et me kõik jõuame mingile turule nagu erinevat teedpidi ja minul on optsioonikogemust umbes 0,5 aastat ja mina jõudsin nagu täiesti teisest maailmast sinna, mina jõudsin 0 DTI ehk 0 päeva aegumisega indeksi optsioonidele, kus ma hommikul müün optsiooni, saan mingi preemia ja õhtul see aegub, aga kõik see, mis seal päeva sees, see gammarisk ja volatiilsus, kõik, mis see teeb ja kui järsult see võib seda optsiooni deltat muuta, et see ei ole tegelikult midagi, millest optsioonidega alustada, ma arvan. Et see sinu versioon tundub alustamiseks kindlasti ette. Ütleme jah, see minu versioon on ka see, et seal ei ole vaja väga palju aega sisse panna, et tihti müüaksegi kuuajalisi optsioone, et siis sa kord kuus, kui sul on mingi positsioon, siis sa põhimõtteliselt kord kuus teoorias peaks tegelema sellega, et praktikas on natuke rohkem, aga põhimõtteliselt, et on pigem selline passiivne. Okei. Finantsvabaduse Facebooki grupp, kui mina sellega liitusin, siis seal oli umbes 10 000 liiget, vaatasin päev-paar tagasi, täna on üle 56 000 Eesti inimese seal. Mis sa arvad, mis selle kõva tõusu taga on, kas see nimi on atraktiivne või see sisu on hea või inimestel on vaja mingit kohta, kus suhelda, mis selle tõusu taga on? Ja ütleme, suurem tõus oli viimase 2 aastaga, et ma mäletan, et siis ta tõusis 20 pealt äkki 50 000 peale. Aga algselt oli kindlasti nagu sellepärast, et sellist kohta, kus investeerimishuvilised nagu suheldama vahel saaks, ei olnud, et sealt sai see nagu alguse. Ütleme, pika peal on see kasutatud arv suurenenud päris palju, et pigem on selles grupis saanud selline ma ei tea, reklaamtahvel, et pannakse üles viiteid mingitele huvitavatele, ma ei tea, blogipostitustele, uudistele, vahest arva küsitakse ka mingit nõu, et ma pigem arvangi, et kuna see grupp on läinud nii suureks, siis inimesed pigem pelgavad seal nõu küsida, kuna kardavad, ma ei tea, negatiivset tagasisidet. Kuigi nüüd Facebook lubab ka küsida siis anonüümselt, et julgustan nagu küsima anonüümselt ka, kes ei taha. Aga pigem jah, ma arvan, et see nimi ja lihtsalt ongi see, et sa oled mingis info väljas seal ja kui inimesed tahavad nagu ütleme personaalsemat lähenemist, siis ma ise olen ka palju rohkem aktiivsem finantsvabaduse Discordi serveris, kus siis on vähem arv inimesi, aga seal on siis mingisugune filter peal, kes seal saab siis sõna võtta ja ütleme selliseid negatiivseid kommentaare on oluliselt vähem seal. Okei. Igaüks defineerib seda finantsvabaduse terminit erinevalt enda jaoks, aga mis arvad, kui paljud sealt 56 000 siis peavad ennast täna finantsvabaks? Ma arvan, et suhteliselt vähe,
et ma olen iga aasta teinud ka küsitlust finantsvabaduse grupi nagu liikmete käest küsinud siis erinevaid küsimusi, sealhulgas ka näiteks seda, et kui suur su portfell on, mis on sinu säästumäär ja ütleme, sealt tegelikult tuleb välja, et see inimeste arv, kes seda vastab, ei ole võrreldav nagu 50 000, et eelmine aasta oli kuskil 1000 vastanud, et aga kui me laiendame seda, siis ütleme, tegelikult päris suur hulk on inimesi, kes ei ole veel alustanud investeerimisega, ehk siis ma arvan, et see protsent sealt on suhteliselt väike, aga ma näen, et nagu iga aasta see protsent, kes nagu on alustanud, nagu suureneb, et selles mõttes see on nagu hea näitaja. Ja ma arvan, see on päris hea korralik valim ikkagi Eesti inimeste kohta sellises rahanišis, aga mis seal siis see, ma olen neid vaadanud ka neid tulemusi, et see keskmine on siis 35-aastane mees, 50 000 ostahoia portfellis aktsiates, kodulaen, autoliising, seda vist sa ei küsi seal. Seda ei küsi, jah. aga ongi see teema on nagu huvitav, sellepärast, et kui ma päris ausalt ütlen, siis mulle endale nagu väga see termin finantsvabadus ei meeldi või siis vähemalt see, kui kergekäeliselt seda kuidagi viimased aastad on kasutatud ja võib-olla see tulebki sellest, kuidas ma ise nagu defineerin seda finantsvabadust või kui ma siin mõned aastad tagasi rohkem USA-s reisisin, siis mul lihtsalt oli nagu võimalus näha, kuidas USA-s väga jõukad elavad, lähedalt sain seda näha, kuidas valge kindaga uksi avati, Maserati pargiti maja taha, sest maja ette mahtusid ainult Bentley'd ja Bugattid, ja siis ongi nagu raske endal ka nagu öelda, et ma olen ennast 10+ aastat pidanud nagu aja ja asukoha vabaks, et ma saan arvutiga oma asjad tehtud, ma ei pea nagu kuskil kella peale minema, aga raske on nagu ennast finantsvabaks tituleerida, kui ikkagi, ma ei tea, lendan tavaklassis ja kui ma lennupiletit ostan, siis ma vaatan ikka hinda ka, et minu jaoks nagu see ei ole finantsiliselt vaba olek. Samas su blogis on huvitav kalkulaator, lõin oma numbrid ümmarguselt sisse, ütles, et ma olen kõik 3 taset saavutanud, et võib-olla asjad kehvasti ka ei ole, et igal juhul kuulajad, kes tahavad, siis võivad su blogist taavi.golive.ee minna vaadata kogu seda materjali kalkulaatorit ja seesama finantsvabaduse grupi suur küsitlus, aastakokkuvõtte küsitlus, et ma saan aru, et seda saab vastata veel jaanuari lõpuni. Just. Et kui kõigepealt kuulake see saade lõpuni ja siis minge taavi.golive.ee, sealt vist saab viite või siis Facebookis finantsvabaduse grupp. Aga mis sa arvad sellest, mis nii-öelda minu nägemusest see finantsvabadus, et kas on natuke kergekäeliselt seda terminit kasutatud, et lihtsalt saad aru, minu jaoks on raske võtta, et see, et mul on mingid elementaarsed eluks vajalikud asjad olemas, see on nagu see minimaalne, mis peakski olema. See peaks nagu anyway olema, et mitte finantsvabadus. Selles mõttes, et sa nagu ütlesid, et see iga inimese jaoks tähendab erinevat asja, et minu jaoks konkreetselt tähendab see seda, et sa oled oma otsustes vaba, ehk siis raha ei dikteeri, mida sa pead tegema, et ma ei pea minema siuksele tööle, mida ma ei taha teha, kuna mul ei ole muud valikut, et ma võin näiteks minna kas vähem tasuvale tööle, mul ei ole tülisid, ma ei tea, peres või elukaaslasega raha pärast, ma saan öösel magada, et ma ei muretse selle pärast, et pigem minu jaoks on tähendab see seda, et ma ise loen seda, et ma sain finantsvabaduse siis, kui ma lõpetasin muretsemise raha pärast, et ma nägin, et mul on nagu portfell kasvab, mul on olemas teadmised, ma näen, et ma mingi hetk jõuan sinna, kuhu ma tahan jõuda, et minu jaoks on võib-olla finantsvabadus tähendab nagu seda, jah, ma saan põhimõtteliselt võin nagu töölt ära tulla ja oma intressitulus ka ära elada, kui ma tahan, aga jah, ma ei saa osta kõike seda, mis mul pähe tuleb, aga tihti on nagu küsimus ka see, et kas see, mis sa tahad, kas need kõik asjad on ratsionaalsed, kas ma tahan privaatlennukit saada, tahaks võib-olla, aga see pole ratsionaalne, et kui me nagu laiendame seda kaugele, siis jah, finantsvaba, võib-olla ei jõuagi kunagi finantsvabaduseni, kuna sa saad alati rohkem ja rohkem saada, et pigem ma arvan, et ma nagu võtaks finantsvaba, tooks selle nagu, ütleme, mõiste tähenduse allapoole
ja see, mis sina nagu kirjeldasid, võib-olla ongi siis, ma ei tea, oled rikas või midagi sellist, on ju, et finantsvaba on pigem niisugune vaimne olek, mitte materiaalne, minu jaoks vähemalt. Jaa, okei. Ja ma mõtlesin, et sa rääkisid eralennukite omamisest nii, ja mina olen tegelikult aru saanud seda, et ma võib-olla ei tahagi eralennukitega jahte ja kaatreid omada, sest ma tean, et ma ei kasutaks neid liiga tihti ja tegelikult on väga võimalik ka kõike rentida ja siis võib-olla jõuab ka varem sinna levelile, on ju. Aga märkasin su blogis ka, et me mõlemad tegelikult võrdleme oma portfelli tulemust SP500 indeksiga ja ma tegelikult olen kuidagi kogu aeg käitumispsühholoogiliselt mõelnud, et ma tegelikult tahaks seda pigem teha vähem kui rohkem, et ei ole nagu vaja liiga palju võrrelda ennast ei teiste ega indeksiga. Eesmärk on nagunii teha märkimisväärselt paremini, aga mis su enda mõte selle indeksiga võrdlemise taga on? Jah, ma võrdlen SP500-ga avalikult, ise ma vaatan, olen veel Nasdaq'iga võrrelnud. Peamine point on selles, et ma tahan näha, et kas ma nagu suudan indeksi edestada, kui ei suuda, siis minu nagu sellel strateegial või käsitsi investeeringute valimisel ei ole mingit pointi, et ma võiksin seda raha panna siis sinna indeksisse ja lihtsalt seal tiksuda, et siiamaani ma olen suutnud edestada, et isegi negatiivsetel aastatel on mul parem olnud tootlus, positiivsetel aastatel samamoodi, et pigem ongi see, et ma tahan näha, et ma performin paremini kui see indeks. Ma olen võrrelnud ka Nasdaq'iga, kui me võtame viimase aasta kustutame ära, siis mul mingil perioodil on olnud nii, et minu ja Nasdaq'i tootlus on olnud suhteliselt sarnane, ehk siis oleks võinud teoorias panna kogu raha ka Nasdaq 100-sse ja siis samamoodi portfelli kasvatada sinna, kus ta täna on, aga ütleme, tänavune aasta näitab, et ütleme, ajutatud portfell nagu performis paremini, et pigem ongi asi selles, et ma tahan näha, kas ma suudan edestada või mitte ja kuidas ma siis mingisuguste suurte indeksite vastu nagu performin, aga ma pigem väldin nagu seda, et ma võrdlen ennast teiste investoritega, kuna igal investoril on erinev portfell, et need, kes eelmine aasta investeerisid kinnisvarasse, nendel oli väga hea aasta, need, kes investeerisid aktsiaturgudel ja tegid seal osta-hoiata, nendel ei ole nii hea nagu aasta, aga kui me näiteks võtleme siis, ma ei tea, viimased 5 aastat, siis võib see tasakaal hoopis teistsugune olla, et kõik oleneb sellest, kui palju riski keegi võtab ja milline see portfell on, et pigem mina võrdleks ennast endaga eelmisel aastal või eelnevatel aastatel, vaataks trendi ja võrdleks ennast võib-olla suurte indeksitega, et aru saada, et kas minu strateegia töötab või ei tööta. Et kui sa jääd SP500 alla viimase 5 aastaga, siis sa pead oma strateegia üle vaatama. Jah, ma olen nõus, aga nüüd ma mõtlen selle peale, et kui sa vaatad näiteks viimast 5 või 10 aastat ja ütleme, tegid seda aasta-paar tagasi ja vaatasid, et nii, et 2010-ndad jäin nagu indeksile alla, davai, ma nüüd viskan kõik indeksisse ja siis tuleb siuke 2000-ndad, kus indeks teeb 10 aasta peale negatiivse tootluse kokku. Et minu mõte on jällegi see, et me ei saa nagu väga usaldusväärset otsust teha tulevikku lihtsalt 5 aasta põhjal, sest et võib-olla järgmised 5 aastat mu enda strateegiad oleks palju paremad või saad aru, et see võib muutuda. Jah, see on keeruline nagu teema, et ütleme, SP500 võib üksi ei olegi nagu nii hea, kuna ütleme, ta ainult peegeldab seda, mis toimub USA-s ja USA top ettevõtted, et maailmas on ka rohkem ettevõtteid ja võib-olla võrrelda isegi mingite maailma indeksitega. Aga eks oleme nagu investoris, kui ta on passiivne investor, siis täitsa okei, ja kui sa seda lihtsalt vaatad selle pärast, et võib-olla teeb sulle meele rõõmsaks, et see oli nagu parem, et siis miks mitte? Jah, mainisid siin ka seda teistega võrdlemist ja siin, kas see oli paar aastat tagasi või 1,5 aastat tagasi, millalgi sa tegid selle saidi investor.ranking.ee, kus kõik said siis oma tulemusi panna ja minu meelest, kui ma vaatasin seda, siis minul jäi see mulje just ka sellisest käitumispsühholoogia teooriast, et eufoorilisel ajal turu tippudes kõik tahavad palju rohkem oma tulemusi avaldada kui siis, kui portfellil läheb kehvasti ja see oligi minu arust selline huvitav projekt ja muidugi see sait ja süsteem väga hästi tehtud, mis sa tegid. Aga mis seal täna üldse toimub? On seal veel mõned viimased tugevad jäänud, kes oma tulemusi sisestavad või? Jaa, selles mõttes see sait sai tehtud siis, kui tegelikult Madis Müür ja Marat Kasparov tegid kihlveo, et kes investeerib paremini, ma mäletan, mis aasta see oli täpselt, aga Marat lõpuks võitis, et see sai tegelikult selle jaoks tehtud, aga
tahtsin pakkuda siis teistele ka võimalust, et nad saavad ka siis oma nagu tulemusi sinna üles panna ja võrrelda ennast siis kas nende vastu, Investor Toomase vastu, mõne indeksi vastu, krüpto vastu, et täna see sait on üleval, mõned inimesed seal sisestavad, ma ise olen ka pannud, et ma ise numbreid ei ole avalikuks pannud, ainult näitan siis oma seda protsentuaalselt kasvu, et igaüks, kes tahab, võib sinna konto teha, võivad oma andmed ka täielikult ära peita ja keegi neid ei näe, aga nad saavad võrrelda ennast siis ma ei tea, minu vastu või Investor Toomase vastu või SP500 Nasdaq 100 vastu, on ju, et vaikselt see sait seal tiksub ja vahest olen seda veidi paremaks ka teinud, et ajalugu nagu vaadata just. See natuke tekitabki lihtsalt küsimust, et kas see on selline, kas see võrdlemine seal on selline rahatarkuse jagamine või siis lihtsalt suurte egode rahuldamine? Pigem rahatarkus on, et see mõttes sa võid seal vaadata, on ju, näiteks kuidas, ma ei tea, Eesti pensionifondid üksteisega võrreldes on performinud, seal on isegi Funderbeami indeks on seal olemas, sa saad nagu, kui sa tahad, sa võid lihtsalt võrrelda nagu erinevaid asju, et kuidas mingi asi on mingi aja jooksul nagu tõusnud või langenud, et pigem ta on nagu sellel eesmärgil tehtud, et ma selle Müüri ja Kasparovi võistluse lükkaks sinna egode see oli kindlasti, jah, et see oli kindlasti. Et suuri egosid on ka ikka vaja, et on vaja, kino on vaja ka saada. Nägin veel sul seal see novembri lõpuseisuga, sul oli raha osakaal üle 7%, et võib-olla siia saate lõppu tahad mingeid ideid avaldada, et mis selle vabarahaga siis lähitulevikus plaanis teha on? No jah, et üks koht, kus ma nagu vaba raha hoian, on iduettevõtted, nendest me palju rääkinud, et eelmine aasta need ka tegelikult kukkusid päris palju, ma võtsin vastu otsus, et ma iduettevõtetesse enam ise nagu üksikult ei investeeri ja osalesin sellises fondis nagu Super Angel 2, kus miinimumpilet oli siis 100 000 eurot, aga see pilet on siis mingi perioodi peale, ehk siis iga aja tagant võib tulla kiri, et nii, et kanna nüüd mingi osa sellest 100 000 nagu sisse. Et mingi osa sellest rahast on nagu selle jaoks olemas, et likviidsust oleks ja muus osas ma pigem ootan, et sellised suuremad karuturu trendid nagu pöörduks ja siis ma nagu olen valmis nagu ülejäänud raha siis turule lükkama, et siiamaani ma olen teinud seda, ütleme, dollar cost averaging ut, aga ma näen, et see ütleme, turg või turu need peamised trendijooned on jäänud mingil tasemel pidama, ehk siis ma ootangi praegu seda, et kas see turg kukub edasi allapoole või siis ütleme, see sentiment muutub ja hakkab tõusma, et ma ootan nagu seda hetke, et mis siis juhtub, et praegu on niisuguse kahe vahel see turg minu arust. Okei, väga põnev. Aga kuulajad, kes tahavad siis Taavi sisuga kursis olla, taavi.golive.ee on see sinu blogi ja veebiaadress, kindlasti minge siis vastake Finantsvabaduse grupi suurele aastakokkuvõtte küsitlusele, mida saab teha jaanuari lõpuni. Ja aitäh Taavi saatesse tulemast ja selle huvitava vestluse eest. Aitäh! Saade, mida kuulasite, on investeerimisportfell 2030, kus täna oli mul saates külas Taavi Ilves, mina olen saatejuht Markus Tamm. Kuulmiseni! Investeerimisportfell 2030. Saadet toetab Admirals. Tähelepanu! Finantsinstrumentidega kauplemine on kõrge riskitasemega ja ei sobi kõigile investoritele. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvuge finantsteenuse tingimustega admiralmarkets.com. Veenduge, et olete riskidest aru saanud ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.